Tere, minu nimi on Pavel ja täna ma selles videos soovin tutvustada teile ühte väga erilist asja. Tegemist on spiraallõikeplokiga, see on üks väga kaasaegne kõrgtehnoloogiline nähtus puidu töötlemismasinate maailmas. Et siin ta mul on, see on Höövli ja paksusmasina lõikeplokk ja selle eripära on see, et selle geomeetria või struktuur kujutab endast seda, et see on 3 spiraalset rida. Iga ühes on pesad 22 tera jaoks, et selle ploki pikkus on 41 sentimeetrit, et siis see lõik see ulatus või laius. Ja läbimõtt on 95 millimeetrit ja terasid siin peal on 66 tükki. Kujutage ette, 66 tera ja igal teral on 4 külge. See tähendab seda, et seda saab kasutada 4 küljega, seda saab keerata. Mul on siin üks tera välja võetud, saate näha seda pesa. Et siin on, iga tera on tähistatud, iga külg on tähistatud tähtedega A, B, C ja X. See võimaldab orienteerida selles, et mida on kasutatud, mida mitte ja siis keerata niimoodi, et sa tead, et sa kogu aeg keerad ühes suunas. Aga mina olen selle lahendanud enda jaoks, et ma ei näe neid tähti, aga ma sõrmega katsun neid ja ma saan aru, mis on kulunud või on siin midagi juhtunud, et siis on selles mõttes kõik korras. Aga mida ma veel siin näidata või rääkida, see, et näiteks siin on HM noad, see on siis kõva sulav noad. Ja ma olen varem kuulnud sellist asja, et HSS noad on paremad, teravamad, teevad puhtamad tööd, siis praegu mul on kogemus, ma käisin varem ühes tootmises ka vaatamas, kuidas see töötab ja olen näinud HSS nuge, siis ma ütlen, et tegelikult vahet praegu ma küll ei tunne, need on väga teravad, väga lihtsasti võib siin kriimustada, aga ümber käia nendega on väga mugav siin vahetada. Näiteks ma kohe näitan, kuidas see toimub. Siin on dünaamiline võti komplektis kaasas. See on siis mõeldud selleks, et siin on võimalik keerata välja arvutatud selle Newtonite jõuga siis. Et sa üle ei keera ja ei väsita seda keeret ja kõik toimib. Vot selline on siis koos selle mutriga see tera. Tera on keskel siis avaga, kus käibki see mutter. Mul on siin see pesa, kus on siin nii. Ma panen praegu sellise suvalise küljega, see ei ole tähtis. Nagu ma ütlesin, et ma hakkan need käega vaatama, kui midagi, et on vaja keerata. Et selle võlli kohta on ka üks väga kasulik info, et te ei pea, kui kuskil üks tera saab haiget, näiteks kui see on pikad terad, ära vahetama kogu tera, et te lihtsalt keerate ringi ühe tera ja ongi kõik. Et see on nagu selles mõttes väga suur eelis, kui mingi tera saab viga, te peate selle lihtsalt välja vahetama. Aga siin, isegi kui naela saab, ma olen kuulnud ühelt kasutajalt, et see on nagu ikka väga annab tunda heas mõttes, kui sa lihtsalt keerad tera või vahetad selle ühe ainult välja ja sa saad kohe tööd teha. Vaat niimoodi käib see. See nagu toimub üle keeramine ja selle keeramisega on siis kõik. Et kui see plokk on peal, siis ma näitan, kuidas see töötab, sest selle töö kohta öeldakse, et ta on väga vaikne, seda ma kinnitan oma kogemuse peal ja läheb sujuvalt materjali sisse. Et temaga on siis töötamine hoopis teistmoodi ja see tähendab just tänu sellele spiraali kujulisusele. Ja sellega kaasneb üks erinevus, et vastukarvu või pikki, möödakarvu, et siin vahet pole. Et see on ka ju minu arust väga hea asi, mis nagu võiks olla kasulik. Ja praegu siis kõik, järgmises videos ma näitan, kuidas see töötab.